ma ei ole siia, ma mõtlesin, et ma rokin endalt tagumiku otsast ja minu monumendiks saab see higine purse selles hämaras keldris, kust me kõik oleme võetud ja kuhu me kõik peame kord minema. Kohustused unustatakse, kõik kahtlused heidetakse mulda, karju ilu, sest vaba aeg kutsu, puusad tööle ja mõnukrampide poole. Kuid siis tuli mu teele naine. Ta oli selline uhke ja ohtlik, punaste kiharate ja valgete kihvadega. Kindlasti tulihark, mõtlesin. Just sellist mul vaja ongi. Ma tahaks, et sa tuleks mulle naiseks. Mis sa ütled? Jaa. Jaa. Palun siis. Siis tuleb mu sõrme panema. Poodi. Ma ei tea, me läksime... Me visati liinibussist välja, sõitsime piletit. Mälestustust kalliks pean, kui ma leian veel tüdrukuda ja teda juba ma petma ei hakka. Ütle! Ei ütle! Vastu olen siiras ja hea, pean vaid vaatama peegesse ja ise endal silma. Mis edasi nüüd sunnib siis, et ma pean siis kohe sisse kolima mingit privaatsust enam? Elu näib ilus, isegi liigagi ilus. Et hing sellest suurest ilust ikka sisse jääks, teatab naine ühel päeval, et kõik on valesti. Sina pead olema 100% kindel, et sa oled valmis loobuma mingitest asjadest ja muutuma. Ja sa ütlesid, et jah, Piret, olen. Me olengi selle 8 kuu jaoks ainult õnnetu olnud. Ma olen ainult õnnetu olnud, sest sa teed mind õnnetuks, sest sinu jaoks pole oluline mina. Sa räägid mingist tandemist. Tandemid kõigepealt on ikkagi individuaalsed inimesed ja siis nad on tandem, võib-olla nad teevad koos tiimitööd, eks ju. Aga sa ei saa teise inimese ruumi tungida, laiutada seal ja siis öelda, et näed, sa ei tee niimoodi, sa ei tee namoodi. Me käime su sugulastel rohkem külas, kui ma käin oma fucking bändi proovis. Ma ei tea, mida ma tegema pean, aga kui ma midagi kohe ette ei võta, siis uks on teadagi, kus ja armastus on läbi. See pole muidugi esimene kord, mistõttu jahmatab sõnumi järjepidevus rohkemgi kui sõnum ise. Või mis see õige armastus on ja mis on nii-öelda näilised armastused, mis on tegelikult võib-olla mingi imetluse otsimine või mingi tühjuse täitmine. Mind on nagu õpetatud kultuuriliselt uskuma läbi filmide raamatut, et tõeline armastus ikkagi on olemas iga ühe jaoks, ootab vaid. Sa peaksid lihtsalt olema avatud ja ta vastu võtma. Võtaks veel ühe džinni siia klaas. Ma ei tea, jah. See on ju tõesti nagu tunne, nagu mis see armastus on. Viimasel ajal olen selle peale väga mõelnud, sest et on kuidagi aktuaalne isiklikult minu jaoks olnud, et kuidas ma suhestun teise inimesega või ka maailmaga või millega iganes. Ja ma tajun, et on 2 tüüpi armastust. Üks on see, kus sa nagu salgamatult nagu tahad anda ennast ja teine on see, kus otsid totaalselt turvatunnet. Ja minul hetkel on see, ma otsin turvatunnet. Et nagu ma näen, et armastus saab olla sama nimega, aga tegelikult on 2 erinevat asja. Vaata, mehele on hästi oluline mingi vabadus, aga siis ilmselt vahepeal läheb sassi see süke mingi vabadus lihtsalt, ma ei tea, ringi kalpsata ja... Ma ei tea, kes tahavad, mina ei ole tahtnud, aga ma saan aru, et see nagu nii on, et noored uljad ja mingi eksperimenteerime elama kõike ja tõmbame iga pool ringi. Aga üldiselt ma arvan, et inimesed väsivad sellest ära. Ma vajan ka
nagu, et keegi embaks vahel. Paneks käe õlal, ütleks, et sa oled tubli. Kedagi, kes viitsib sulle autoga järgi tulla või sind koristada baarist ülesse ja öelda, et kõik on okei, ära muretse. Et me lähme jalutame, teen süüa sulle. Et keegi saab sellest aru ja minust nagu see on armastus. Et noh, sa kaotad vabadusega, sa saad tegelikult endale ju rohkem vabadust. Küsimus seda, et mida sa selle vabadusega peale hakkad. Aga praegu ma olen see armetu armastaja. Ma armastan surmani. See on ju päriselt haige. Aga noh, head naljad ongi natuke valusad ka. Piret, kas sina armastad ka mind surmani? Vihkan mind surmani. Ohoh! Kui ma ütlen armastus, mis sulle nagu tuleb pähe? Esimene asi või millega sul see seostub? Võib-olla lihtsalt kirjeldad seda või kas sa seda, kuidas ta nagu, ma ei tea, noh, raamatutes ja filmides on ja päriselus ja kuidas kellelegi on, et noh, et siuke... Võib-olla ma olen nii küüniline ja skeptiline ka elu jooksul muutunud selliseks, et mina ei tea, mul on täiesti suva sellest. Mina selle agendaga küll üldse kaasa ei lähe, et abielu on meil mingi kuradi püha elevant, mida ei tohi üldse muuta ja see on nagu kivisse raiutud ja see on mingi klassikaline väärtus. Ma ei tea, mul on sellest täiesti suva. Siuke liit ei ole minu jaoks. Välja arvatud, kui mul oleks vaja elamisluba või viisat täis elamiseks, siis ma küll teeksin selle, jah. Ma ei tea, Džongil, ma vist ikka, ma canceldan. See on liiga intensiivne mu jaoks. Et siin Eestis on nagu keeruline ja, aga Tais mu nunnu nagu, kellega mul on ikka suhe muutunud tänaseks. Me oleme rohkem nagu sõbrad või sõbrannad. Aga samas mul ei ole teist inimest elus, kellesse ma nagu nii kiindunud oleksin viimases lähiminevikus või niimoodi. Et nagu temaga mul oli küll nii, et ma tundsin, et võib-olla ma olin nagu selline altruistlik ka rohkem kui tema. Aga ma tundsin, et mul oli, see oli nii tugev armastus, et ma tundsin, et nagu ükskõik mis ka ei juhtu, kuidas ta mulle hinge ei sülita, kuidagi midagi läheb väga valesti ja nästi ja nii. Siis minu millegi pärast see armastus oli ikka alles kogu aeg. Et see oli nagu nii vankumatu või kuidagi see füüsiline ja see lihalik värk, see on kõik nagu taandumas, et ma olen rohkem selline mental nagu. Ja ma arvan, et mul see armastus või see sümpaatia või see attraction, mis ma olen tundnud nende väheste kuttide suhtes, et see on ka pigem vaimne nagu. See ei ole üldse niimoodi, et ma mingi, let's get crazy nagu, let's have sex või mingi, let's bang all night long või nii. See ei ole üldse niimoodi. Ma olen tundnud, et nagu, et äkki nendes mõnes, et ma olen mingit hingelist connectionit otsinud või tundnud. Ja see ongi hästi vaimne pigem. Et nagu, noh, mina oma elus siin ühiskonnas, ma tunnen teiega, et mul on armastuse defitsiit. Et mul seda eriti ei ole ja siis ma käingi seda otsimas kuskil, ma käin mingi reividel ja teen drooge ja looking good, feeling good, nagu, et korraks seda nagu õnnetunnet saada või nii. Aga, et mul oleks päriselt keegi, kes mind hoiaks, somebody to hold me, seda mul nagu ei ole siin meie ühiskonnas ja seda on nagu raske leida. Nii, ja kuidas see asi siis nüüd täpsemalt käib? Kas kõik läheb sinna filmi või lõikate midagi sealt? Mõnikord ma teen nalja, ütlen niimoodi, et ma armastan inimkonda, aga vihkan mõnda inimest, eks ole. Kui sulle konkreetne nägu tuleb ette kuskilt, kes on võib-olla midagi teinud sulle või on sulle ebameeldiv, et siis nagu, see armastus nagu kipub väga kergesti nagu lõppema. Et ilus on armastada kogu inimkonda, kõik inimesed on nii toredad, eks ole. Ja siis üks konkreetne nägu ja siis mõtled, nii. Ja. Armastusel on kindlasti vaja subjekte. Ehk siis ma arvan, et armastus ongi isikute vaheline.
kui me räägime inimestest, eks ole, siis ta on inimeste vaheline. Selleks, et armastada kedagi, on tarvis kedagi teist, eks ole. Ja samuti, kui me räägime isikutest, siis ka Jumal on isik. Ja meie armastuse allikas tegelikult on Jumalas. See abstraktne nii-öelda armastamine, see on ilus jutt, aga siis ongi, et kui asi saab, tõehetk on siis, kui asi jõuab tegudeni või nende hetkedeni, kus tõesti siis tuleb kas tuua ohver või tuleb siis tõestada, et mida su armastus siis maksab ja mida sa oled valmis tegema selleks, et tõendada mulle seda oma armastust. Siin on viigipuu. Ootab äraviimist koos muu prügiga. Piret kinkis mulle sünnipäevaks selle. Aga ma lasin tal ära kuivada, ma ei jäänud talle juua piisavalt. Kas see on metafoor meie suhtele, nagu ütleb Piret? Love will tear us apart. Ja samas sitaks elus on, kui armastus sind puruks sööbib. Oled see kunagi ulgunud? Ma olen olnud kell 4 hommikul nagu talvel liivale ja ristmikul käed laiali. Lihtsalt armuvaludes niimoodi mingi... Ma olen, fuck this shit. Midagist nii avalikult, jah, ma olen vist... Viibla ka, jah. Ma olen mingid asju viskanud ja kiljunud ja... see on lühike juhe seal, okei, las ta olla. Ja no vaata, palju sa saad. Tunni pikendus, midagi saad ikkagi liigutada. Too nii palju, kui saad. Kui me rääkisime, siis ma vist olin natukene lootusrikkam mingites asjades, mida ma enam nii väga ei arva. Sest ma olen teisel seisukohal lihtsalt, mida nagu õpetab see, kui sa oled olnud koos. Ja seekord ma võin öelda ausalt, siis ma teame küll, ma ütlen otsa alati. Seekord ma vähemalt tõesti pingutasin. Seda ma nagu julgen öelda, et ma pingutasin. Ma pingutasin, et mugandada, muutuda, saada paremaks ja seda ma olen teinud. Ma ei suitseta, ma ei joo, ma teen trenni. Ma nagu tegelen iseendaga rohkem, et nagu saada enda mineviku taakadest lahti, sest et ma tahtsin seda teha millegi nimel ja nüüd ma sain aru, et ma saan seda teha enda jaoks. Aga ma olen hästi optimistlik, sest et ma juba näen, et selle tunneli lõpus on jõle palju valgust. Sest et ma sain aru, et armastus on üks asi ainult. Aga ma mõtlen, kas on vaprus ja julgus, et nagu sa selle kihutada rongi pealt maha, tähendab, ikka julged olla seal edasi või siis võib-olla seal vahepeal tegi küsimus, võib-olla mul ei ole piisavalt julgust, et sealt maha hüpata, aga oleks juba ammu aeg. Et kui läheb raskeks, siis põgenetakse. Ja minul on väga suur keerukus sellega, kui mind hüljatakse. Kui mind jäetakse lihtsalt, et on raske, siis lahkutakse. Jah. Ma arvan, mul on ka mingi võib-olla kusagil sees ikkagi on ka probleem selle julge olemisega ja siis sellest lähtuvalt armastuse vastuvõtmisega. Oi. Ma on kinni. Need on liiga vanad. Dolce Vita. Okei. Me kõik justkui võimleme armastuse nimel, et see on meie kui liigi elu eesmärk. Aga see kõik on nii segane. Armastus ajab hulluks. Ta on liiga lai ja avar, et aru saada, mis või kus ta on. Aga samas tundub ta jälle liiga kitsas ja ahistav. Peabki nagu armastuse mõistet laiendama, et armastus ei ole ainult teine inimene, vaata, et me nagu otsime kogu armastust teisest inimesest. Tegelikult me peaks nagu laiendama seda mõistet üleüldse kogu maailmale. Et see mõte sellest, et ma lähen koju ja seal on mingi mees, see häirib mind. See on lihtsalt nii rõve. Või päriselt, ma ei saa aru sellest, vaata. See on nagu, ma lähen koju minna, mul on seal taimed, kassid, raamatud. Ma ei taha seal mingit meest, kes mingi,
armasta mind, nagu bitch, love yourself. Ma ei viitsi sind, nagu ma tahan raamatuid lugeda, ma tahan oma taimedega koos olla, ma tahan oma kassi paitada. Ja vaata, meestega on siuke arg, sorry, ma saan aru, et nagu väga hea, et ma saan ainult, et sina saad praegu ainult aru, vaata, et filmimees, muidu solvaksin juba nii paljust meiega. Te olete kõik nii väetid, te väete nii palju tähelepanu ja mina hästi ma ei ole see naine, kes annab, nagu kes viitsiks anda meestele tähelepanu. Vaata, on sellised naised, kes viitsivad ja neid on kahjuks palju. Aga mina ei viitsi. Aga võib-olla sa oled selliste mingite mehikeste otsa komistanud. See on ka nii tüüpiline, mida mulle öeldakse. Oi, täpselt sama pask, et küll sa oota ära see mees. Asi pole selles, et mul on mingi õige mees puudu. Asi on selles, et siukest suhet lihtsalt, see suhtevorm, mida me nagu mõtleme, see on armastus, see ei sobi mulle, sest see on liiga kitsas. Me nagu armame mingisuguse ettekujutuse kellestki tegelikult. Ja siis me nagu ise nagu loome veel oma narratiivi sinna ümber ja loomulikult paratamatult me pettume mingi hetk selles inimeses, sellepärast, et tegelikult me oleme ise selle kokku kirjutanud selle. Me pettume tegelikult iseenda narratiivis, mitte selles inimeses, kes ei ole kunagi olnudki see meie keegi soulmate ja nii edasi. Tegelikult me pettume alati selles narratiivis, mida me ise oleme kokku kirjutanud oma peas. Kes ütles, et meres on sitaks kalu, kes ütles, et naisi on jalaga segada, kõigest väest püüad saaki ja palu, lõpuks magad ikka vaid emaga. Kas mäletad öid, mis hoidsid meid peos, kui alast ihusid silitas kuu? Kas aimasid siis, et valete neos, kui lubasin olla sul surmani truu? Kes ütles, et meres on sitaks kalu, see mõttekord saatis ja lohutas mind. Kõik, mis lõpuks jääb peale valu, on vaid türa ja tühi hing. Meie olemuseks kui hing, kui vaimne hing on see, et me tahame armastada ja olla armastatud. Me tahame elada igavesti ja me tahame suhelda. Nii et me praegu otsime lihtsalt see kõike kehaliselt tasandilt või mõistuse tasandilt. Aga on vaja minna hinge tasandile. Me omame igavest olemust vaimses kuningriigis, mida me oleme unustanud ja praegu samastame ennast selle kehaga. Mina olen mees, mina olen naine, mina olen rootslane, eestlane, hindu, moslem, mis iganes. Aga see ongi siis vastus on see, kuidas puhastada oma südant, on laulda Jumala pühasid nimesid, ülistada Jumalat. Ja see töötab väga-väga hästi, mida rohkem seda teha, seda rohkem me näeme, et süda muutub puhtaks. Millest puhtaks? Ihast, vihast, ahnusest, kadedusest, illusioonist ja hullumeelsusest. 6 vaenlast, 6 ebapuhast, ebavajalik asju meie südames. Mis on armastuse vastand? Kadedus. Kadedus ongi see, tähendab, et ma näen, keegi on õnnelik ja ma ei taha, et ta on õnnelik. Ma tahan ise olla õnnelik ja ma tahan talt ära võtta seda või teda alla suruda või teda maha teha. Vägivald. Piret oli mu peale nii vihanud. Väikest kidrakeeled katki. Muusikal on iga naiselik energia võib-olla ja kui ma sellega liiga palju tegelen ja Piretile tähelepanu ei osuta, siis ta tunneb, et konkurent tuleks välja lülitada. Ja tänase fotosessiooni eesmärk on ikkagi nagu elu ja surma sümbioos, et surmast tuleks rääkida avatult ja et surm ei võrdu alati millegi morbiidse ja depressiivsega. Kuidas see sinu sees suhestuvad need 2 asja? Ma arvan, et ka armastust vajavad kõik, et see nii eluloomulik osa, et kas või seda füüsilist lähedust, hellust, kallistusi, et keegi su kätt hoiab, sind kaisus hoiab.
on too much, sa arvad? Või pikalt võib ju ka mõni langeda. Ma eile just mõtlesin, et kui sa näiteks oled ravimatult haige, sul on selline progresseeruv diagnoos, et kuivõrd sa siis näiteks võiksid luua selliseid suhteid. Noh, mul on Tinder on ka olemas, et kui sa paneksid selle informatsiooni sinna üles, et sinu tervislik seisund on, et kas sealt tuleb sulle nii-öelda neid match'e, et isegi kui see inimene oleks olemas, kelle jaoks ei ole nii-öelda probleem, et mind ei olegi kaua, aga me saame olla siis kas või mõnda aega sellest jagada armastust, et meie ühiskonnas me veel ei oska hetkes elada ja mõelda nii, et isegi kui see kestab lühikest aega, et võib-olla ta on oma olemuselt palju sügavam kui nendel inimestel, kes võib-olla on koos 10 aastat ja õpivad üksteise kihte tundma. Ja nii on ilus, kui siia natuke jääb niimoodi eemal hoidma. Armastusel peab olema võimalus käest libiseda. Muidu ta lihtsalt kaotab oma väärtuse. Ja mis saaks veel paremini armastuse väärtust tõsta kui surm? Järelikult surm on meie elu romantiseeriv printsiip. Muide, ma võin öelda üle nagu 10 kuu. Ma olen kodus. Mis värk on? Ma andsin oma kodu ju ära. Noh, vaata, kui me rääkisime kunagi ammu. Ma olen muutunud mees. Teine soeng ka, on ju. Minimalist. Ja see on nagu hästi veider seda, et nagu ma andsin selle ära puhtalt sellepärast, ma uskusin midagi. Et ma andsin ära midagi sellepärast, et ma arvasin, et see on hea tehing. Et ma näitan, et ma annan ära midagi. Ja siis ma saan aru, et tegelikult armastuses on nii, et sa ei tohi midagi alati. No midagi pead alati endale jätma. Tere tulemast. Sest et mu saaga algas sellest, ma andsin kõik ära. Ma olin 10 kuud siit ära. Siit. Ja ma olen tagasi ja ma hetkel nüüd olen leidnud seda, et kuidas mina tahan oma elus edasi minna ja ka oma armastuse loos edasi minna. Puhtalt see, et ma nüüd loon sellest pinna, kus on võimalik, et armastus saab olla. Ma olen selles kohas, et ma olen lummatud. Ma olen täielikult lummatud. Ma olen täielikult alistunud. Ma olen kõik oma relvad maha pannud. Ma olen lõpuks vist nõus ära andma oma südame. Mida ma olen terve oma elu tahtnud teha. Ma olen terve elu tahtnud ära anda seda. Öelda, et palun, siin on minu süda. Sunshine, blue skies, please go away. My life's filled with gloom from day after day. I wish it would rain. Ooh, baby. Oh, I wish it would rain. Let it rain. Kui ma võin luua teisest inimesest narratiivi oma peas, mida pean ehtsaks,
siis äkki on mul ka endast loodud narratiiv, mis seisab minu ja armastuse vahel. Naine ütles üks päev, et armastust ei ole vaja kuskilt otsida, sest me olemegi armastus. Ma saan nüüd aru, et ma ise olengi seisnud kogu aeg iseendal ees ja peksnud vahtu mingist armastuse otsimisest, kuid pean nüüd vaid lihtsalt endast üle astuma ja olengi kohal. Hüvasti narratiivid. Piret. Miks sa mind armastad? Hea küsimus, miks sa mind armastad? Sa oled parim. Ma armastan sind. Ma armastan sind, sa oled parim. Ei, see on ilus, seda peab näha olema. Oot, Indrek Spungen. Jaa. Tõstame siis ta ikka natuke siia päris musta sisse. No okei. Oot. Yes, ilus. Ma arvan, et et maailmal on vaja seda, et naisenergia pääseks rohkem mõjule. Ja see teeb nagu kõik paremaks. Ma olen täiesti veendunud selles. Yes. No nii, ja teen ühe. Kuidas seda armastust nüüd öelda, eks ole? Armastus ei ole seks. Armastus ei ole mitte lugupidamine, vaid armastus on õilistunne, mis inimesi seob. Ja kui see tunne on olemas, vaat need inimesed armastavad teineteist.